Nii, jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Eile õhtul poolest saadik täna hommikul sai kuni 19. sai loetud peatükini Esimeste kuningate raamat. Ja väga palju kontekstilist kinnisvara oli seal. Väga palju paralleele kõigist muudest lollustest. Ja siis nagu viimased 3 peatükki või. Seda oli palju ja silm ei seletanud, nii et ei suutnud seda ära lõpetada. Samas just siis ei olnud õige aeg. Aga kuidas me siis alustasime? Ikka jätkuvalt 1897 eestikeelsest piibliraamatust, Tartust trükitud. Sellest me loeme. Esimese kuningate raamat, peatükk 20. Ahab võidab vaenlasi ära 2 korda. Ja Siiria kuningas Ben-Hadad kogus kõik oma väe ja 2 kuningat, 40 olid temaga, 42 kuningat, ja hobuseid ja sõjavankrid. Ja ta tuli üles ja pani Samaaria linna kinni ja sõdis ta vastu. Ja läkitas käsud linna Iisraeli kuninga Ahabi juurde. Ja ütles temale, nõnda ütleb Ben-Hadad, su hõbe ja su kuld, see on minu päralt, ja su naised ja su paremad pojad, need on minu päralt. Ja Iisraeli kuningas vastas ja ütles, olgu su sõna järele, mu isand kuningas, ma olen su päralt ja kõik, mis mul on. Ja käsud tulid jälle tagasi ja ütlesid, nõnda räägib Ben-Hadad ja ütleb, ma olen küll su juurde läkitanud ja öelnud, sa pead oma hõbeda ja oma kulla ja oma naised ja oma pojad mulle andma, aga homme sel ajal siis tahan ma oma sulased su juurde läkitada ja need peavad su koja ja su sulaste kojad läbi otsima, nõnda peab see olema. Nemad peavad kõik, mis mu meelest kõige armsam on, enese kätte võtma ja ära tooma. Ja Iisraeli kuningas kutsus kõik maavanemad ja ütles, mõistke ja vaadake, et tema kurja püüab teha, sest ta on mu juurde läkitanud mu naiste ja mu poegade ja mu hõbeda ja mu kulla pärast ja mina ei pole temale keelanud. Ja kõik vanemad ja kõik rahvas ütlesid ta vastu, ei, sina pea seda mitte võtma, kuulda ega heaks kiitma. Ja ta ütles Ben-Hadadi käsule, ütelge mu isandale kuningale kõik, mis pärast sa esmalt oma sulase juurde läkitad, tahan ma teha. Aga seda sinast asja ei või ma mitte teha ja käsud läksid ära ja viisid temale sõna tagasi. Siis läkitas Ben-Hadad ta juurde ja ütles, nõnda tehku mulle jumalad ja nõnda veel pealegi, kui Samaaria põrmust küll saab, et kõik rahvas peotäie saaks, mis mu järele käib. Ja Iisraeli kuningas vastas ja ütles, ütelge, ärgu kiidelgu see, kes mõõga vööle paneb, nõnda kui see, kes seda lahti peastab. Laul 33:16-17. Ja see sündis, kui Ben-Hadad seda sõna kuulis ja tema jõi tema ja kuningad maja sees. Siis ütles ta oma sulaste vastu, pange valmis ja nemad panid kõik valmis linna vastu. Ja vaata, üks prohvet tuli sinna Ahabi, Iisraeli kuninga juurde ja ütles, nõnda ütleb Jehova, eks sa ole seda suurt hulka rahvast näinud. Vaata, ma annan seda täna su kätte ja seda su kätte, et sa teda teada saad, et mina olen Jehova. Ja Ahab ütles, kelle läbi? Ja ta ütles, nõnda ütleb Jehova, et su maa valitsejate noorte meeste läbi. Ja Ahab ütles,
kes peab taplust hakkama. Ja tema ütles sina ja ta luges maavalitsejate noored mehed ära ja neid oli 200 ja 240 ja pärast neid luges ta ära kõik rahva, kõik Iisraeli lapsed, neid oli 7000. Eelmine kord rääkis ka 7000-st. Siis kui see Elisa kõik need Baali, need prohvetid ära tappis ja need, kes siis ei olnud loojast pöördunud, neid oli vist kokku oli ainult 7000. Ja nemad läksid välja lõuna ajal ja Ben-Hadad jõi ennast joobnuks majade sees. Tema ja need 240 kuningat, kes temale abiks tulnud. Ja maavalitsejate noored mehed läksid esmalt välja ja Ben-Hadad, kui temale kuulutati ja öeldi, mehed tulevad Samaariast välja, läkitas sõna ja ütles, kui nemad rahu pärast välja tulnud, siis võtke neid elavalt kinni. Ehk kui nemad tapluse pärast välja tulnud, võtke neid ka elavalt kinni. Ja need, kes linnast välja tulid, olid maavalitsejate noored mehed ja vägi, mis nende järel käis. Iga mees lõi oma vastase mehe maha ja Siiria rahvas põgenes ja Iisrael ajas neid taga ja Siiria kuningas Ben-Hadad peasis ära hobuse seljas rüütlitega. Ja Iisraeli kuningas läks välja ja lõi maha hobused ja sõjavankrid ja lõi Siiria rahva juurde suure mahalöömisega maha. Ja prohvet tuli sinna Iisraeli kuninga juurde ja ütles temale, mine löö oma süda kõvaks ja pane tähele ja vaata, mis sa võtad teha, sest Siiria kuningas tuleb üles su vastu aasta pärast. Siiria kuninga sulased ütlesid ta vastu. Nende jumalad on mägede jumalad, seepärast on nemad meie peale võimust saanud. Aga tõesti, tapelgem nendega lageda peal. Katsu siis, kas meie ei saa võimust nende peale. Ja tee seda viisi. Saada kuningad iga mees oma ameti pealt ära ja pane maavalitsejad nende asemele. Et sina loe enesele ära vägi, kui see vägi, mis langes soo oma rahva seast ja hobused, kui need hobused ja sõjavankrid, kui need vankrid ja meie tahame nendega tapelda lageda peal. Katsu, kas meie ei saa võimust nende peale. Ja ta kuulis nende sõna ja tegi nõnda. Ja see sündis aasta pärast, et Ben-Hadad Siiria rahva ära luges ja ütles, läks Ameki linna Iisraeliga sõdima ja Iisraeli lapsed loeti ära ja tulid kõik kokku ja läksid nende vastu ja Iisraeli lapsed lõid leeri üles nende kohta kui 2 kitsekarja, aga Siiria rahvas täitsid maa ja Jumala, U-täht on jälle tagurpidi trükitud. Jumala mees tuli sinna ja rääkis Iisraeli kuninga vastu ja ütles, nõnda ütleb Jehova. Seepärast, et Siiria rahvas öelnud, Jehova on mägede jumal, aga ta ei pole mitte orgude jumal, siis tahan ma seesinaste suure hulga suu kätte anda, et teie peate tundma, et mina olen Jehova. Ja nemad olid leeris nende kohal 7 päeva ja see sündis 7. päeval, et taplus ligi sai ja Iisraeli lapsed lõid ühel päeval Siiria rahva maa 100 000 jalameest. Ja need, kes ülejäänud põgenesid Aveki linna ja müür langes 27 000 mehe peale, kes olid ülejäänud ja Ben-Hadad põgenes linnast ühest kambrist teise. Ja tema sulased ütlesid ta vastu, et vaata, meie oleme kuulnud, et Iisraeli sookuningad on helded kuningad, et pangem kotiriided enese nõuete ümber ja nöörid oma, pange pael kaela, ja nöörid oma pea ümber, no mis ma ütlesin, pange pael kaela, ja mingem välja Iisraeli kuninga juurde, ehk ta jätab su hinge elusse. Ja nemad panid kotiriided oma nõuete ümber ja nöörid oma pea ümber ja tulid
Iisraeli kuninga juurde ja ütlesid, su sulane Ben-Hadad ütleb, jäägu palun mu hing elusse. Ja Ahab ütles, ons ta alles elus, siis on ta mu vend. Ja mehed arvasid seda kärmest ära ja püüdsid selgesti teada saada, kas see sõna ta südame seest oli ja ütlesid, su vend Ben-Hadad elab ja ta ütles, minge võtke ja tooge teda siia. Ja Ben-Hadad tuli välja ta juurde ja ta käskis teda tõlda astuda. Ja Ben-Hadad ütles tema vastu, linnad, mis mu isa su isa käest on ära võtnud, tahan ma jälle tagasi anda. Ja tee enesele uulitsad Damaskusesse, nõnda kui mu isa Samaariasse teinud. Ja mina, ütles Ahab, tahan sind seadusega lahti lasta. Ja ta tegi temaga seaduse ja laskis teda lahti. Ja üks mees prohvetite lastest ütles oma ligimese vastu Jehova sõna peale, et löö mind, ja mees ei tahtnud teda lüüa. Ja ta ütles temale, seepärast, et sa mitte ei ole Jehova sõna kuulnud. Vaata, kui sa minust ära lähed, siis peab üks lõukoer sind maha murdma. Ja ta läks temast ära ja lõukoer juhtus ta peale ja murdis teda maha. Psalm 13:24. Küll neil nagu lõvidega üldse ei pea. Ja ta leidis ühe teise mehe üles, et löö mind, ja mees lõi teda valjuste ja haavas teda. Ja prohvet läks ja seisis kuninga ees tee peal ja ta tegi ennast teist viisi tuhaga oma silmade peal. Ja kui kuningas oli mööda minemas, siis kisendas ta kuninga vastu, ütles, su sulane läks sõtta ja vaata, üks mees tuli kõrvale ja tõi teise mehe mu kätte ja ütles, hoia seda meest, kui teda iial ei ole mitte, siis peab su hing ta hinge asemel olema. Ehk sa pead talendi hõbedat maksma. Ja su sulasel oli siin ja seal tegemist ja seda meest ei olnud kusagil. Ja Iisraeli kuningas ütles ta vastu, nõnda on su kohus, kui sa ise mõistnud. Ja tema pühkis rutuste tuha oma silmade pealt ära. Iisraeli kuningas tundis teda, et ta prohvet seltsist oli. Ja ta ütles temale, nõnda ütleb Jehova, et sa see mehe, kes mu sõna peale pidi saama ära kaotatud, oled käest lahti lasknud, seepärast peab su hing tema hinge asemel olema ja sinu rahvas tema rahva asemel. Ja Iisraeli kuningas läks oma koju poole paha ja nukra meelega ja tuli Samaaria. 21. peatükk. Ahabi Jezebeli ülekohus Naaboti vastu. Ja pärast neid asju sündisid Naabotil ühel Iisraeli mehel, kes Iisraelis elas. Viinamägi oli Samaaria kuninga Ahabi kuningliku poja kõrvas. Ja Ahab rääkis Naaboti vastu ja ütles, anna mulle oma viinamägi, et see mul oleks rohuhoiaks, sest see on ligi mu koja juures ja ma tahan sulle see eest ühe parema viinamäe anda, kui see on. Ehk kui su meelest parem on, siis tahan sulle raha anda, mis tema hind on. Ja Naabot ütles Ahabi vastu, see oleks mulle teotuseks Jehova ees, kui ma oma vanemate päris osa sulle annaksin. Ja Ahab tuli oma kotta paha ja nukra meelega, sõna pärast, mis Iisraeli mees Naabot ta vastu rääkinud ja ütelnud. Ei, ma anna sulle mitte oma vanemate pärisosa ja ei taha. Ja ta heitis oma voodi peale maha ja pööras oma silmad ära ja ei söönud leiba. Ja naine Jezebel tuli ta juurde ja rääkis tema vastu. Miks su vaim nii nukker on, et sa ei söö leiba? Ja ta ütles tema vastu, seepärast, et ma Iisraeli mehe Naaboti vastu rääkisin ja ütlesin temale, anna mulle oma viinamägi raha pärast, ehk kui see su meele pärast on, tahan ma sulle ühe viinamäe ta asemele anda. Ja ta ütles, ei, ma anna sulle mitte oma viinamäge. Ja naine Jezebel ütles tema vastu. Ja ta naine Jezebel ütles ta vastu. Sina, kas sa nüüd valitsed kuningriigis Iisraeli üle?
tõuse üles, söö leiba ja sul olgu hea meel. Mina tahan sulle Iisraeli mehe Naaboti viinamäe saata. Ja ta kirjutas raamatu Ahabi nimel ja pani neid kinni tema pitseriga ja läkitas raamatute vanemate ja suurt sugu rahva kätte, kes Naabotiga tema linnas elasid. Aga raamatusse oli ta kirjutanud ja öelnud. Kuulutage välja paastupäev ja pange Naabot rahva ette ülema paika seisma ja pange 2 pahareti meest ta kohta seisma, et nemad ta peale tunnistavad ja ütlevad, sina oled jumalat ja kuningat jaotanud, viige teda välja ja visake teda kividega surnuks. Paus. Ma näen siin tugevat sümbolismi Kristuse ristimisega. Seepärast, et kui see pätikari, kes ennast aadlikeks pidasid seal, variserid ja muud peduiinid, ühesõnaga see aadliklass, korrumpeerunud preestriklass, need ju samamoodi, Kristus ei olnud ju midagi ülekohtust teinud ja nad määrasid ta hukka, käsksid tappa kõige jõhkramal viisil, mis tollel hetkel oli roomlaste lemmiktegevus. Aga kui Kristus ju risti löödi, siis tal oli ka 2 meest, oli üks ühel pool, teine teisel pool. Ja Kristuse eest ju rahvas päästis ühe varga, Barabasi lahti. Aga Barabase, ühesõnaga, Barabase, et ja süütu mees läks surma ja pätt pääses eluga. Siin ju põhimõtteliselt tehakse samamoodi, et see mees, kellel oli Viinamarja mägi, kes oli oma isalt selle pärinud, ta ei olnud nõus sellest loobuma mingisuguse ahne liidri, kuninga, valitseja edevuse ego täitmiseks. Ja selle, siis ütleme niimoodi, et mitte kõige aupaklikum kaasa sepitses plaani, kuidas see vägisi talt käest ära võtta. Nii, aga liigume edasi. 11. värs. Ja tema linnamehed, vanemad ja suurt sugu rahvas, kes ta linnas elasid, tegid nõnda, kui Jezebel oli sõna nende kätte läkitanud, nõnda kui kirjutatud raamatusse, mis ta nende kätte läkitas. Nemad kuulutasid välja paastupäeva ja panid Naaboti rahva ette seisma ülema paika. Ja need 2 pahareti meest tulid ja istusid tema kohta ja pahareti mehed tunnistasid ta peale, Naaboti peale rahva ees ja ütlesid, Naabot on jumalat ja kuningat jaotanud. Ja nemad viisid teda välja linna taha ja viskasid teda kividega surnuks. Ja nemad läkitasid Jezebeli juurde ja ütlesid, Naabot on kividega visatud ja ära surnud. Ja see sündis, kui Jezebel kuulis, et Naabot oli kividega visatud ja ära surnud, siis ütles Jezebel Ahabi vastu. Tõuse üles, päri Iisraeli mehe Naaboti viinamägi, mis ta sulle ei tahtnud anda raha pärast, sest Naabot ei ole elus, vaid on surnud. Ja see sündis, kui Ahab kuulis, et Naabot oli surnud, siis tõusis Ahab üles, et ta pidi alla minema Iisraeli mehe Naaboti viinamäele seda pärima. Ja Jehova sõna sai Eliia kätte, kes Tisbe linnamees ja ütles, tõuse üles, mine olla Iisraeli kuninga Ahabi vastu, kes Samaarias, vaata, ta on Naaboti viinamäe, kuhu ta alla läinud seda pärima. Ja sa pead ta vastu rääkima, ütlema, nõnda ütleb Jehova, kas sa oled ära tapnud ja ka pärinud
siis pead sa ta vastu rääkima, ütlema. Nõnda ütleb Jehova, see-eest, et koerad Naaboti verd on lakkunud, peavad koerad sinu ja sinu verd lakkuma. Ja Ahab ütles Elija vastu, oled sa mind leidnud, mu vaenlane? Ja tema ütles, ma olen leidnud seepärast, et sa ennast oled ära müünud kurja tegema Jehova silma ees. Vaata, ma tahan kurja su peale saata ja ära pühkida sinu taga ja Ahabile ära kaotada, mis vastu seina kuseb ja mis kallis ja halb on Iisraeli seas. Teise kuninga 9:8. Ja ma tahan su soo Nebati poja Jarobeami soo sarnaseks teha ja Ahia poja Paesa soo sarnaseks meelepahanduse pärast, mis ka sa mind ärritanud ja oled Iisraeli saatnud pattu tegema. Psalm 16:3. Jehova rääkis ka Jezebeli pärast ja ütles, koerad peavad Jezebeli ära sööma Iisraeli müüri taga. Kes Ahabile sureb linna, teda peavad koerad ära sööma ja kes väljale sureb, teda peavad linnud, mis taeval ära sööma. Sest Ahabis sarnast ei pole olnud, kes oleks ennast ära müünud kurja tegema Jehova silme ees, sest et ta naine Jezebel teda kihutas ja ta tegi väga hirmsaid asju, käies tühja jumalate järel. Kõik seda mööda, mis Eemorid teinud, keda Jehova Iisraeli laste eest oli ära ajanud. Ja see sündis, kui Ahab neid sõnu kuulis, et ta oma riided lõhki käristas ja kotiriided oma ihu ümber pani ja paastus ja magas kotiriietes ja käis pisi. Ja Jehova sõna sai Elija kätte, kes Tispetist päriti ütles, kas sa oled näinud, et Ahab ennast alandanud mu ees, seepärast, et ta mu ees ennast alandanud, siis ei taha ma kurja saata tema päevil, ta poja päevil tahan ma kurja saata ta soo peale. Ma korraks vaatan igaks juks üle. Jacksoni sõnaraamat, nimede tõlked. Emims, mitte Emis. Emims on terrorid, hirmud. Emmanuel, Jumal meiega. Kristust ju kutsuti Emmanueliks. Emmor on nagu eesel. Ääs on ka perse otsetõlkes. Aga ma otsin Eemorit. Emerald on äkki 2 E-ga. Praegult ma loen seda eestikeelset versiooni, ma peaksin selle ingliskeelse üles otsima. Noh, siin ütlebki, et Edomait, mida tähendab Edom? Edom tähendab punast. Geneetiliselt Edomid. Aga Emor.
Elia on mu jumal on jah, mu jumal on ja. Eliah, jumal, jumal peidab, aga Elias on Elisha, jah. Ühesõnaga, ma otsisin seda Emorit, aga kas ma ei leia praegu seda siit? Emor, ikka Emorid. No eeslid, persed, värdjad. Emori rahvas. Selge, 22. peatükk. Ahabi õnnetu sõdimine. Joosavat ja Ahasja, Juuda ja Iisraeli kuningad. Ja nemad elasid 3 aastat rahu sees. Ei olnud sõda Siiria rahva ja Iisraeli vahel. Ja see sündis 3. aastal, et Joosavat Juuda kuningas alla läks Iisraeli kuninga juurde. Ja Iisraeli kuningas ütles oma sulaste vastu, eks teie ei tea, et Raamat Gileadi maal on meie päralt ja meie seisame vait, et meie seda ei mõista Siiria kuninga käest. Ja ta ütles Joosavati vastu, kas sa tahad minuga sõtta minna Raamati Gileadi maale? Ja Joosavat ütles Iisraeli kuninga vastu. Otse kui sina, nõnda olen mina, kui sinu rahvas, nõnda minu rahvas, kui su hobused, nõnda on minu hobused. Ja Joosavat ütles Iisraeli kuninga vastu, küsi palun ma sel päeval Jehova sõna. Ja Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid ligi 400 meest ja ütles nende vastu, kas ma pean minema Gileadi maale Raamoti vastu sõdima, ehk kas pean rahu seisma. Ja nemad ütlesid, mine üles, sest issand annab seda kuninga kätte. Ja Joosavat ütles, eks siin ole veel üks Jehova prohvet, et meie tema käest võiksime küsida. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosavati vastu, siin on veel üks mees, Imla poeg, Miika, et võiks tema käest Jehova nõu küsida. Aga ma vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head. Muud kui kurja on ikka värdjas. Ja Joosavat ütles, ärgu rääkigu kuningas nõnda. Ja Iisraeli kuningas kutsus ühe ülema teenri ja ütles, saada rutusti siia Imla poeg Miika. Ja Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosavat istusid iga mees oma aujärje peal, kalli riietega ehitatud laia platsi peal Samaaria värava suus. Ja kõik prohvetid kuulutasid prohveti viisil nende ees. Ja Kenana poeg Sidika oli enesele raudsarvet teinud ja ütles, nõnda ütleb Jehova, niisugustega pead sa Siiria rahvast kaevama, kuni sa neist saad ära kaotatud. Ja kõik prohvetid kuulutasid nõnda ja ütlesid, mine üles Gileadi maale Raamoti ja aja oma asju hästi, sest Jehova annab seda kuninga kätte. Ja käsk, kes läks Miikat kutsuma, rääkis ta vastu ja ütles, et vaata, prohvetite sõnad on head ühest suust kuninga vastu, et olgu su sõnad nõnda, kui igaühe sõna nende seast ja räägi head. Ja Miika ütles,
nii tõesti, kui Jehova elab, siis tahan ma seda öelda, mis Jehova mu vastu räägib. Ja ta tuli kuninga juurde ja kuningas ütles ta vastu: Miika, kas peame meie minema Gileadi maale Raamoti vastu sõdima? Ehk kas peame rahu seisma? Ja tema ütles ta vastu: mine üles ja aja oma asja hästi, sest Jehova annab seda kuninga kätte. Ja kuningas ütles ta vastu: kui mitu korda pean ma panema sind vanduma, et sa mu vastu ei pea muud rääkima kui tõtt Jehova nimel. Ja tema ütles: ma nägin kõik Iisraeli laiali pillatud olevat mägesid mööda kui pudulojuseid, kel ei ole karjast. Ja Jehova ütles: eks neil ole isandaid. Igaüks mingu rahuga tagasi oma koju. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosavati vastu: eks ma su vastu ütelnud, tema ei kuuluta mulle head muud kui kurja. Ja Miika ütles: sellepärast kuule Jehova sõna. Ma nägin Jehova istuvat oma aujärje peal ja kõik taeva sõjaväe ta kõrvas seisvat, tema paremal ja ta pahemal pool. Ja Jehova ütles: kes tahab Ahabit meelitada, et ta üles läheb ja langeb Raamoti, mis Gileadis, ja üks ütles seda viisi ja teine ütles teist viisi. Ja üks vaim tuli välja ja seisis Jehova ees ja ütles: mina tahan teda meelitada. Ja Jehova ütles ta vastu: mis ka? Ja ta ütles: ma tahan välja minna ja vale vaim olla kõigi ta prohvetite suus. Ja Jehova ütles: küll sina teda meelitad ja saad ka võimust. Mine välja ja tee nõnda. Ja nüüd vaata, Jehova on vale vaimu andnud kõigi nende sinaste su prohvetite suhu. Ja Jehova on su peale kurja rääkinud. Ja Kenaana poeg Sidika tuli ligi ja lõi Miikat kõrva ääre ja ütles: mil viisil on Jehova vaim mu juurest ära läinud, et ta sinuga pidi rääkima. Ja Miika ütles: vaata, sina saad näha sel päeval, kui sa ühest kambrist teise lähed, eest ära pugema. Ja Iisraeli kuningas ütles: võta Miika ja vii teda tagasi linna, pealiku Ammoni juurde ja kuningapoja Joase juurde. Ja ütle neile: nõnda ütleb kuningas, pange teda vangikotta ja söötke teda vaevalt leivaga ja vaevalt veega, kuni ma rahuga tagasi tulen. Ja Miika ütles: kui sina hästi tagasi tuled rahuga, ei ole Jehova mitte mu läbi rääkinud. Ja tema ütles: kuulge kõik rahvas. Ja Iisraeli kuningas läks üles, Juuda kuningas Joosavat Raamoti, mis Gileadis, ja Juuda kuningas Joosavast Raamoti, mis Gileadis. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosavati vastu: ma tahan teised riided selga panna ja nõnda sõtta minna, aga sina pane oma riided selga. Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ja läks sõtta. Ja Siiria kuningas oli käsu andnud sõjavankrite pealikudele. Neid oli temal 240 ja ütelnud: teie ei pea mitte sõdima ei vähema ega suurema vastu, muud kui Iisraeli kuninga vastu üksi. Ja see sündis, kui sõjavankrite pealikud nägid Joosavati, et nemad ütlesid: see on vist Iisraeli kuningas, ja läksid kõrvale ta vastu sõdima ja Joosavat kisendas. Ja see sündis, kui sõjavankrite pealikud nägid, et tema ei olnud Iisraeli kuningas, siis läksid nemad tagasi ta juurest ära. Ja üks mees laskis ammuga omast vagast meelest ja oskas Iisraeli kuningat sinna vahele, kus raudriie oli ühte pandud, ja tema ütles oma sõitjatele: kalla ümber ja vii mind leerist välja, sest ma olen haava saanud. Ja taplus oli kange sel päeval ja kuningas pidi ära oma tõlda Siiria rahva vastu. Ja kuningas pidi jääma oma tõlda Siiria rahva vastu. Ja suri õhtul ära ja haava veri oli jooksnud tõlla põhja.
ja kisendamise hääl käis leeris läbi, kui päev sai loojale nüüd öeldi. Iga mees mingu oma linna ja iga mees oma maale ja kuningas oli surnud ja teda viidi Samaaria ja nemad matsid kuninga Samaaria. Ja kui tõlda Samaaria tiigi juures loputati, siis lakkusid koerad tema verd, kus hoorad endid pesid Jehova sõna mööda, mis oli ta rääkinud. Salm 21:19. Jällegi. Siin on nagu Ahabiga oli. See tema karm lõpp on meil siin kuskil lahti seletamata. Kas see on äkki teise kuningate raamatus, kus seda räägitakse? Aga samamoodi, et kõik need juhid, liidrid, kes on oma rahva reetnud, need saavad kahjuks vastava palga. Ärge arvake teie, kes te rahva seast olete uued juhid ja esindajad ja populistid välja kujunenud. Et kui teie peaksite looja vastu minema ja oma maa rahvast reetma, et teiega ei tehta täpselt samamoodi. Siin on ju kõigile, see oli väga sümboolselt oli, et koerad lakkuvad teie verd ja teie kehasi käidakse pesemas seal, kus litsid ennast loputavad peale seda, kui nad on ridastikku on üle käinud nendest terve trobikond mehi on ju. Et nagu ja siis käite ja varastate, ma räägin siin endistest ja praegustest nendest suurtest valitsejatest ja omavalitsuse juhtidest ja käite ja varastate rahva tagant nende maa, nende varad, petate välja nende kinnisvara, ostate need odavalt kokku, panete oma firmad ja MTÜ'd ja ma ei tea, mis asjad sinna peale, hoiutate seal oma osaühingutega ja asjadega ja te lihtsalt nöögite rahvast lihtsalt sellepärast, et teil hetkel oleks mingisugused kitsaskohad kaetud või et nagu see surmahirm on teil nii suur, et on vaja niimoodi kokku varastada, et äkki homset päeva enam ei tule. Nendel kõigil asjadel on tagajärjed. Pool Tallinnat on üles ostetud selle maffia poolt, kes nimetas ennast valitsuseks omal ajal. Päti Kari, kes siin võttis inimestelt kodud ära, kui siin tekkisid need kodutud ja need sundüürnike see teema. Samamoodi nagu kuningas Ahab tegi ju, et tahtis ühe mehe Viinamäega ja omale saada, ei saanud seda. Lasi inimese maha lüüa põhimõtteliselt, õigemini ta kaasa keelitas inimese tapma vale tunnistuse järgi ja võttis vägisi selle maa käest ära. See ei ole mitte midagi uut siin maailmas, aga lihtsalt see ahnus ja see ülbus ja see ebaõiglus, mis inimeste sees põleb. See on saatanast. Seepärast, et siin ju ütles ka, et näed, kõik räägivad, et looja on mingi vaim ja energia ja mingi, ma ei tea, mingi konstrukt ja keegi on selle lihtsalt välja mõelnud, et et iga ühe jaoks ta on midagi erinevat. Ei ole konkreetselt. Isegi vanades ürikutes tekstides räägib, et looja on nagu füüsiline, korporatiivne, nagu selles mõttes nagu korporeaalne isiksus. Et tema domeen on kaugemal kui meie domeen siin, see väike see Terra Nova on ju. Aga meie see väike maa. Aga siin ütles ka ju, et näed, et looja istus oma troonil, nagu kuningas istub oma troonil ja tal oli terve armee ümber, vasakul ja paremal. Ja siis tulid kindralid ja siuksed tegelinskid ütlesid, et kuulge, kallis valitseja, et näed, see mees absoluutselt ei austa sind ja ta nöögib oma rahvast, et luba, ma lähen ja valetan läbi prohvetite temale, et ta usuks seda kõike. Ja ainus mees, kes tõtt rääkis, sellest 400 mehest, ainus mees, kes tõtt rääkis, miks sa vihkad mind, miks sa mu vastu kogu aeg valet räägid, miks sa mulle pahandusi räägid. Mees rääkis tõde, mees rääkis seda, mida looja oli talle ilmutanud. Aga need teised 400 prohvetit, need olid ju Päti Kari,
kes ennustasid ainult raha pärast ja oma isikliku ego pärast. Ja kuna nende hing oli juba nii korrumpeerunud, siis sul on vaba tahte valik ja looja lubas minna ühe oma vägede, oma armee esindajatest välja ja keelitada neid inimesi valetama kuningale, et kuningas saaks hukka samasuguse ülekohtu läbi, nagu ta on oma rahvale teinud. Meie poliitikute kohta võib täpselt seda sama öelda. Te värdjad olete meid maha müünud Brüsselisse, Euroopa Liitu, Ameerikale, vabamüürlastele, Rooma klubile, jesuiitide ordule, milles iganes, kuradi mustpeade vennaskonnad ja ma ei tea, mida vittu kõike veel. Teid kõiki tuleks oksa tõmmata siukse asja eest. Aga meie ei pea kätt ka teie vastu panema, seepärast et looja karistab teid selle kõige eest, mis te teinud olete. Probleem, miks see agoonia on pikenenud, on rahva enda ülbus, kõrkus ja siis looja hülgamine, moraalide ja kommete ja alustalade hülgamine. Ja siis minnakse sinna okultismi, minnakse sinna šamanismi, minnakse oma nendesse teemonite kummardusse ja igasuguste nende nii-öelda oma jumalate. Ja tänu sellele, et rahvas valdab tendents nagu ehe näide tänasest päevast. Käisime raamatukogus raamatulaenutuse suhtes ja raamatukogu esindaja ütleb, et nagu jah, ega siukseid normaalseid raamatuid väga nagu ei tahetagi välja võtta, et just noorem generatsioon, neid huvitavad okultismi ja nõiakunsti teemalised raamatud, kus on need sümbolid ja need muud asjad sees. Nagu, ja siis, et nagu piibel on koolis keelatud ja et selle eest võidakse sind vangi panna, kui sa hakkad nagu 10 käsku koolis lastele õpetama. Aga mingid kuradi transideoloogiat ja ma ei tea, mis kuradi ototriine ja asju. See on samamoodi religioon, see farmakia on samamoodi religioon, see mis iganes võta ism teadus on samamoodi religioon. Aga see ongi sihilikult tehtud niimoodi. See on kõik pandud vastandama looja õpetusele. Et nagu see, mida meile nimetatakse sekulaarseks haridussüsteemiks, see on samamoodi religioon. Pühapäevakool on vaja tagasi tuua, leerikool on vaja tagasi tuua ja mitte mingisugused igasuguste nominatsioonid, doktreenid ja ma ei tea, mis kuradi nende oma õpetused, mis on kõrgemale tõstetud nagu piiblilisest õpetusest. Kui nagu sinu õpetus, sinu dogma ongi siis moraalid ja dogmad, vabamüürlaste suur raamat Albert Pike, sõjaväe kõrge ohvitser ja väga kõrge filosoof, seepärast, et ta ei ole ju religioonne. Moraalid ja dogmad, ehk siis nende moraalid ja nende õpetused. Elu 9, elu 11, elu 15, mille eeskujul juhitakse parlamentaarset valitsust läbi vabamüürlaste vennaskondade ja igasuguste nende käenduste ja tsirkuste. Nagu kui kaua te lasete endale pähe istuda ja seda hüpiknuku mängu mängite. Kas te tõesti arvate, et te pääsete ilma karistuseta? Nagu nalja teete või? Jobukari. Et siin ongi see vahe. Et kui ei hakataks mingisugust nagu täiesti nagu kuskilt, ma ei tea, millest välja tõmmatud nagu sitta õpetama. Selle asemel, et võtta, näe, meil on üks kõige pikaldasemalt ajaloolisele turbilantsile vastu pidanud raamatute kogum läbi mitme sajandi, läbi mitme autori, keda on juhtinud looja püha vaim ja tema
kohiisne narratiiv nagu ajalugu, kelle lugu, histoori, tema lugu, looja lugu. Et nagu kui see panna kõrvuti kõigi nende sekulaarsete teoste ja muude võrdlusmüütidega, neis asjades on palju rohkem sarnasust kui erinevust, aga lihtsalt erinevast konna mätta otsast vaadates. Aga lihtsalt probleem ongi selles, et inimesed ei taha tunnistada seda teist ajalugu, mis toimus enne tööstusrevolutsiooni, enne seda, kui langenud inglite karistusaeg sai läbi. Kes möllavad siin rahulikult ringi ja üritavad uuesti meid põhja kiskuda iseendaga. Seepärast nad teavad, et nad ei saa kunagi enam looja juurde tagasi. See vastuhakk, mis nad tegid, see seaduse rikkumine, mis nemad tegid, nad ei saa elu sees enam tagasi. Ja sellepärast nad on nii kadedad inimkonna peale. Seepärast looja lõi inimrassi enda näo ja olemuse järgi, meheks ja naiseks. Mitte ototriinudeks ja mitte ma ei tea milleks iganes, aga meheks ja naiseks. Iseenda järgi, järglase järgi ja tema troonipärija, tema poeg, läbi kelle jaoks on kogu see siinne kosmiline malemäng ja sõda ette valmistatud, on tema pojale Emmanuelile, Jumal meiega, Jeesus Kristusele, Messiale. See kõik on tema troonipärija jaoks. Raske on mõista seda, mis meie ümber toimub. Me ei võitle niisama liha vastu tõesti, me võitleme printsipaalide vastu kõrgetes kohtades. Vaatame, kas me suudame tänasega selle ära lõpetada. Mul on viimane pool lehekülge veel jäänud. 39. värss 20. teine peatükk. Ja mis veel Ahabist tuleks öelda? Ja kõik, mis ta teinud ja koda, mis ta üles ehitanud, elevandiluuga ja kõik linnad, mis ta üles ehitanud, eks need asjad ole üles kirjutatud Iisraeli kuningate asjade ajaraamatusse. Ja Ahab läks magama oma vanematega ja Asja, ta poeg, sai kuningaks tema asemele. Ja Jehovast, Asaja poeg, Jehovast ja Joosavast, Asa poeg, oli kuningaks saanud Juuda üle 4. Ahabi Iisraeli kuninga aastat. Joosafat oli 540 aastat vana, 45 aastat vana, kui ta kuningaks sai ja valitses Jeruusalemmas 530 aastat. Ja tema nimi oli Azuba, Silli tütar. Ja ta käis kõige oma isa Asaja tee peal, et ta, sest mitte ära ei lahkunud ja tegi, mis õige oli Jehova meelest. Aga kõrged paigad ei saanud mitte ära, rahvas ohverdasid alles ja suitsetasid kõrge paikade peal, nagu Joppenbuchen, ma just rääkisin sellest. Ja Jehovat tegi, ja Joosavat tegi rahu Iisraeli kuningaga. Ja mis veel Joosajast tuleks öelda? Ja ta vägi, mis ta teinud ja kuida ta sõdinud. Eks need asjad ole üles kirjutatud Juuda kuningate asjade ajaraamatusse. Teine ajaraamat 18.1 näiteks. Ja ülejäänud pordumehed, kes tema isa Asaja päevil üle jäänud, saatsid tema sealt maalt ära. Ja Edomis ei olnud kuningat. Üks maailma valitseja oli kuninga asemel. Ja Joosavatil oli 10
Tarsisi laeva, et need pidid Omiri minema kulda tooma ja ei saanud sinna, sest laevad läksid hukka Etsiongeebrias. Siis olid Ahabi poeg Ahaja ütelnud Joosavati vastu, mingu mu sulased sinna sulastega laevade peale, aga Joosavat ei tahtnud mitte. Ja kui Joosavat sai magama läinud oma vanematega ja oma vanemate juurde maha maetud oma isa Taaveti linna, siis sai ta poeg Jooram kuningaks. Ta asemel Ahabi poeg Ahasja sai kuningaks Iisraeli üle Samaarias Juuda kuninga Joosavati 17. aastal ja valitses Iisraeli üle 2 aastat. Ja ta tegi kurja Jehova silma ees ja käis oma isa tee peal ja oma ema tee peal ja Neboti poja Jarobeomi tee peal, kes saatis Iisraeli pattu tegema. Ja ta teenis Baalit ja kummardas tema ette ja ärritas Jehovat, Iisraeli jumalat, kõik seda mööda, kui ta isa teinud. Esimese kuningate raamatute ots. Aga selles mõttes ma tean, et võib-olla see minu kirumine ja targutamine ja need vahekommentaarid võivad tunduda lihtsalt tead, mingisugune oi jube tark mees omast arust. Ei ole. Ma tean, et ma olen veel päris loll arvestades mõningaid teisi, et nagu mitte, et nagu mõnda meest nagu iidoliks pidada, aga ma mäletan kunagi oli siuke Tegelinski kultuuritegelane nagu Volkomski, kes ütles, et on 2 varianti, et kui inimene hoiab suu kinni, siis sa arvad, et on loll, et kui sa teed suu lahti, et siis inimesed teavad, et sa oled loll. No, minuga on umbes samamoodi. Et mul on seda informatsiooni välja, mul on seda nii palju läbi aastate, olen nii pikalt puurinud, läbi töötanud. Enamus materjale, kõiki asju on küll inglise keeles olnud, seepärast, et meil on siin Eestis keelebarjäär. Seda tööd on palju, seda mahtu on palju, seda konteksti on palju. Neid paralleele on nii palju. Kõike on jube palju. Ja siis see on nagu, kuidas seda öelda, et inglise keeles on väljend war of nutrition ehk siis nagu toitainete sõda. Et ja teine väljend on nagu imperial või imperic victory, et nagu see oli nagu impeeriumi võit või kuidas see oli see, et see oli Briti selle suure impeeriumi kokkukukkumine oli see, et nad võitsid küll lahingu, aga nende suur impeerium hävines selle sõjavõidu tagajärjel, seepärast nad kulutasid kõik oma ressursid ära. Ja see ongi see, et nutrition, et nagu toiduväärtuse sõda, et vastane väsitas selle valitsuse nii maha, et selleks, et investeerida sellesse sõtta, lõpuks nad küll võitsid selle sõja, aga nad laostasid ennast vaimselt ja moraalselt ja materiaalselt ja lihtsalt kukkusid kokku. Ja siis teatud seltskond ostis sentide peal, ostis selle impeeriumi ülesse ja kaardinate taga valitseb seda tänapäevanigi. Kõik muinasjutt läbi, võite magama minna.
et kui nad surnud ei ole, elavad nad siiamaani. Ühesõnaga, see samune asi on see, jah, miks ma uurin neid asju, miks ma vaatan neid asju, miks ma tegelen nende asjadega, kui on palju muid asju teha. Vaadake, inimene on üks veider olemus, vabatahtlikult paneb ennast vangi. Ma ei mäleta, kus see tsitaat oli, et inglise keeles oligi see, et what a strange creature is a man so willingly engaging himself. Mingi 88. aasta Jaapani popkultuurist üks hästi hea film oli tehtud, millest on mitu nagu taaskäivitust tehtud. Aga see rääkis samamoodi põhimõtteliselt nagu sellest samusest möllust, mis täna toimub. See oli nagu nii prohvetlik nii-öelda sinemaatiline teos, et ühesõnaga, miks ma seda kõike siia sisse toon ja miks ma selle lõppu seda rääkisin, et nagu ma arvan, et ma olen loll, et ma ei ole piisavalt tark. Ja miks ma seda jahun ja kõike neid asju, kommentaare asjus ja piibli lugemisse sisse toon, et ma võiksin ju tuimalt sõna-sõnalt selle piibli üles lugeda ilma mingisuguste emotsioonideta, ilma mingisuguse nagu omapoolse sisendita. Raamatud on ju olemas. Selles mõttes need on kättesaadavad. Lihtsalt inimestel pole tahet seda kätte võtta ja seda vaadata, seepärast, et meil on ju nii palju jama ja valet räägitud looja kohta, piibli kohta. Piiblit on üritatud siin korrumpeeruda, rikkuda, ümber kirjutada, muuta, et sihilikult valesti tõlkida. Täpselt nagu nende muude asjadega, olgu need Sumeeria tabletid või olgu need mingid iidsed tulnukate teooriad on ju. Et me räägime ju nendest samustest printsipaalidest, teemonitest, nende järeltulijatest ja sellest kosmilisest sõjast. Ma ei mäleta, kes selle raamatu kirjutas, mul on see meelest on läinud, ingliskeelne oli, Cosmic War oli äkki. Või Cosmic Chess Match või midagi sellist, kosmiline malemäng või ma ei mäleta täpselt, ma võin eksida selle tsitaadiga selles mõttes, et selle raamatu nimega, aga oli üks huvitav raamat. Ja seal räägib väga palju, täidetakse neid lünkasi ära, mis mul omal on. Ja mida rohkem ma näen seda hullust, mis siin materiaalses maailmas toimub, seda rohkem tegelikult loori tagant see spirituaalne maailm, hingede maailm, kosmiline maailm, looja domeen hakkab nagu läbi suruma, seepärast, et see looja maailm ei tule vägisi selle loori tagant läbi, vaid see pimeduse pool, see korrumpeerunud pool, see nii-öelda see vastuaku pool, see ründab nii tugevalt ja nii tihedalt, et küll tulevad need varjuinimesed ja need muud asjad, kes siin hoiatavad ja ähvardavad ja hirmutavad ja mõningad, ühed on looja poolt, teised on vastasmeeskonna poolt. Et lihtsalt ma ütlen seda sama, et see on nagu see nutritioni sõda, et nagu see on see jätkusuutlikkus, et lihtsalt nagu lainetena, et nagu korra peale natukene tagasi ja järjest samm-sammult edasi. Et lihtsalt sind väsitatakse ära kõige selle tsirkusega, mis ümberringi toimub. Ja siis sa oledki 24/7 oled rattas.
rabeled lihtsalt selleks, et sul leib laua peal oleks, et kuidagi ots otsaga kokku tuleks, et katus oleks pea kohal, kodu oleks olemas, et siin jälle mingite maksude ja mingisuguste reglamentsioonide ja tsoonide ja asjadega sul viimast käest ära ei võetaks, onju. Aga siin ongi nagu see asi, et selle hullusega sind aetakse eemale, võetakse sind ära sellest kõige tähtsamast lahingust. Sind võetakse välja igasuguste kõrvalejuhtimistega, igasuguste lihtsalt nagu nii-öelda punase eeringa tagaajamistega ja lihtsalt mingisuguste lollustega. Su piiratud aega, su ressurssi raisatakse mingisuguste debiilsete meelelahutuste, seriaalide, filmide, muusikate, kontserdite, asjadega. Kui selle asemel, et sa saaksid keskenduda oma aja, oma pere peale, oma lähedaste peale, oma tuttavate peale, oma kodu peale. Aga et sul peab ka mingi ju pidepunkt olema. Kuskilt sa pead ju informatsiooni saama, ennast harima ja teadma, mis edasi tuleb. Et loomulikult kõige parem teadmine ja kõige parem juhend, kõige parem õpetaja on püha vaim ja looja hingamine. Aga selleks, et sinna jõuda, üldjuhul inimesed peavad väga sügaval põhjas ära käima ja võib-olla mitte ainult korra, et tunnistada ja paluda abi. Ja uhkus ja ego on see asi, mis ei luba paljudel loojad tunnistada või piiblit kätte võtta ja hakata enda jaoks neid asju läbi töötama. Ja sellepärast olemegi täna jälle Eestis siin selles kohas, selles positsioonis, et meil on korrumpeerunud valitsejad, meil on ebaausad juhid, meil on kallutatud kohtusüsteem ja politseinikud, kes nöögivad oma rahvast ja lasevad pättidel vaba voli lihtsalt nagu tegutseda. Et politsei peaks teenima rahvast, mitte neid üdini korrumpeerunud ja kinni makstud kohtunikke. Et kogu see asi on pea peale pööratud. Ja sellepärast ongi, et kui minna tagasi sinna õpetuse nädalatesse, Jetro oli äkki see õpetuse nädal, kui ma ei eksi. Kas oli Exoduses või oli see Levitikuses? Jetro, 17. nädal, kui ma ei eksi. 17 ja 18. nädal. Kohtumõistmised. Ja 17 ja 18. nädala Vana Testament, eks prohvetid ja Uue Testamendis on ka kõvasti kirjas, aga põhimõtteliselt Moosese raamatus on tegelikult igasuguse iseseisva suveräänse rahvusriigi ja kultuuri püsima jäämise ja alustalad on seal paigas, kuidas ühiskond üles ehitada. Ja see 10 käsku, mis taanduvad 2. Austa oma loojat ja austa oma ligemest kui iseennast. Käitu teistega, nagu sa tahaksid, et sinuga käitutakse. Nagu see ei ole keeruline. Kristus ei toonud lisa 2 käsku 10 käsule juurde. Vaid ta taandas esimesed 4, mis olid looja kohta ja järgmised 6, mis olid inimese kohta. Taandas 2 käsus, mis tegelikult
taandub ainult üheks, kõige elementaarsemaks, kõige põhilisemaks, kõige fundamentaalsemaks. Armastus. Armastus ei tähenda, et sa võid lasta ja lubada igasugusel debiilsusel vohada. Armastus on korrale kutsumine, manitsemine, et sa ei lase teistel hukatusse minna, kui sa näed, et nad liiguvad valel teel. See kaastunne, see nii-öelda see eneseohverdus, kuid mitte lasta enda pealt trampida ennast jalga alla. Et sinna emotsiooni, sinna punkti tagasi saada. See ei ole lihtne, kui kõik ümberringi on muutunud nii kurjaks. Ja siis see peegeldub ja pritsib iseenda kõneviisist, kõnepruugist ja mõtetest välja. Nagu oli Noa ajal, nii saab olema ka loo ja troonipärija tagasitulemisel. Et inimesed pidutsesid, möllasid, abiellusid, mehed võtsid naisi ja olid rõõmsad. Ja samas kurjus ja korruptsioon vohas, kuni halbadel inimestel olid ainult õelad kavatsused, ei olnud ühtegi siirat, ühtegi heatahtlikku mõtet enam nende ihus, et ainult lakkamatu jätkuv kurjus. Ja me ei ole veel seal punktis. Aga see ei ole ka kaugel. Kõik ootavad antikristuse tulekut, et oi, nüüd tuleb antikristus ja nüüd tuleb see ja teine ja kolmas. No, väga tore, aga miks keegi ei oota Kristuse naasemist? Et jah, sionistid ja kõik need muud asjad, lollused, mis siin mõnesaja aasta eest nagu loodi, vist isegi vähem kui 100 aasta eest. Võib-olla on natukene rohkem kui 100 aastat. Kus see üldse levima ja vohama hakkas, et kus üritati ise tehislikult tuua Kristus tagasi, et nagu sundida teda tagasi tulema, et siis saame selle teise ja kolmanda. Aga piiblis juba Uues Testamendist läbi Kristuse jüngrite üleskirjutuste, tegevuste öeldakse, et need on antikristused, need on loo ja poja vastased, kes üritavad teha midagi, mis on risti vastuolus loo ja õpetusega, et kurjusega kurjuse tekitamine ei võrdu nagu kuidagi headusega. Ühesõnaga, 2 sõnaga, 3 sõnaga. Sellega sai esimene kuningate raamat läbi. Vaja need salvestused jälle üle kuulata, need viimased 3. Ja kui helikvaliteet ja muud asjad on taluvuse piires, siis lähevad need järjest piibli lugemiskanalile üles ja jätkame teiste osadega. Ja paar teist asja, mis mul on siiamaani ootel olnud. Ma pean nende projektidega ka jätkama, et üks tõlketöö on praktiliselt mul valmis. Nüüd tuleb lihtsalt hakata jupikaupa seda teisel kanalil sisse lugema. Seepärast, et kahjuks või õnneks see kõik on üks suur kompott, et see oli küll 60ndate aastate avaldatud, 60ndate keskpaigas avaldatud nii-öelda lauamäng või sõjamängu arvutusmäng, lihtsalt üks sõjaplaan, sisseostetud teenus, aga
arvestades kõike, mis viimase siis 50-60 aasta jooksul, kui mitte rohkem, on toimunud, on tegelikult praktiliselt selle samuse plaani järgi läinud. Et sellest hoiatusest tehti kasutusmanuaal. Ja see oleks vaja saada eestikeelsesse üles loetud, et inimesed saaks aru, kuidas meie rahvast on manipuleeritud võlaorjusesse. Et laenuvõtja on alati laenuandjale ori. See lihtsalt on nii. Olgu, jätkame